Tere tulemast kuulama järgmist CV.ee tööelublogi podcasti. Tänases saates keskendume top tööandja uuringule ja sellele, kes siis üldse top tööandja on ja mis teda teistest eristab. Minu saatekülalisteks on täna Riin Soostar, kes on siis Circle K HR Senior Business Partner. Tere. Tervist. Ja Kerstin Jaani, kes on siis HR direktor Coop Eestis. Tervist. Nii, mina olen Karla Oder ja mina olen CV.ee turundusosakonnast. Alustame. Riin, ütle mulle, kes on top tööandja ja mis teda siis eristab teistest? Ma arvan, et top tööandja on tööandja, kellel on siiras hoolivus oma töötajast ja sealt algab juba kõik muu. Kerstin, mis sina arvad? Jaa, ma olen täitsa nõus, et kuigi see sõna hoolivus mingis mõttes on nagu hästi ära leierdatud ja nagu mingis, tihti ka öeldakse, et ütle mulle midagi mõistlikumat või sisukamat, kui see lihtsalt, et hoolime töötajatest. Aga tegelikult see on nii oluline. Ja see oluline just sellest vaatest, et ikkagi et üks asi on see, mida tööandja ise arvab, aga sellest vaatest, mida töötajad räägivad ja kas töötajad ka seda päriselt tunnetavad. Ja kuna me oleme nagu mõlemad ikkagi nagu ennekõike teenindusettevõtted, eks, siis mis siis meie puhul on nagu ka see triki, et ega me valetada selle kohta ei saa, sest see paistab ju teenindussaalist kohe välja. Absoluutselt. Ja. Minu jaoks ongi sellest, te olete mõlemad olnud siis top tööandja uuringus väga kõrgetel kohtadel, Coop Eesti lausa võitnud selle, kas Circle K ka seal väga kõrgetel kohtadel nagu figureerinud, et kui raske on teeninduses või teeninduvas sektoris üldse seda top tööandja kuvandit siis edasi kanda. Et tegelikult nagu alati muru kuskil mujal rohelisem, kõik tahavad sellist nagu ägedamat, paremat tööd, et kui raske see teenindavas sektoris on? No lihtne see kindlasti ei ole sellest vaatest, et millega meil, ma ikkagi armastan öelda seda, et millega meil ikka lapsevanemad ju oma lapsi hirmutavad, kui nad koolis korralikult ei õpi, eks ju, et kui ei õpi, siis saab sust poemüüa, mis on minu jaoks tänaseks, kui ma olen seda sektorit seestpoolt rohkem õppinud tundma, ikka täiesti alatu ütlus, sest tegelikult see sisu, mida teenindaja peab teadma, oskama, käituma, see on ikkagi väga lai spekter. Kuidas saada siis see top tööandja tunnustus, kuidas ikkagi silma paista ja kuidas eristada nagu ja olla parim selles sektoris? Kuidas nagu saada endiselt kandidaate, kuigi igal pool mujal on muru rohelisem? Sihikindel töö, kus sa ikkagi, ma arvan, kus sa ikkagi räägid sellest tööst, näitad seda tööd, karjäärilood, meil on hästi palju neid lugusid sellest, kuidas inimesed korraks tulevad koolivaheajal kuuks ajaks tööle ja tänaseks võib-olla tähistame juba 70. aastapäeva meie juures, et midagi selles töös on, et just ma arvan ikkagi see sama, et mis ma enne ka ütlesin, et see tohutu lai oskuste spekter, mis sul tegelikult olema peab, et alates sellest, kuidas inimestega suhelda, viisakalt suhelda, vajadusel ka välismaa keeles suhelda, eks ju, ja kuni matemaatikani välja ja kaupluse juhataja tasemel sa juhid ju nagu väikest firmat, eks ju, et ka kõik need, et kuidas tõsta käivet, kuidas suurendada klientide arvu, see kõik teadmine peab sul oskused olemas olema. Ja ma arvan, et hästi oluline võib-olla selle sektori puhul on ka see, et see töötaja seal teenindusjaamas saaks aru, et tööandja mõistab seda, kui keeruline tegelikult on olla seal eesliinil iga päev. Et meil on olnud nüüd eriti viimasel ajal kuidagi rohkem võib-olla selliseks teemaks ja katsunud oma töötajale toeks olla ka sellega, et mida nad tunnevad, kuidas nad käituvad siis, kui see klient on võib-olla natukene natuke ebaviisakam võib-olla seal leti taga, et me töötajad tunneksid, et me tegelikult mõistame seda, me teame seda ja me oleme toeks neile ja pakkudes siis erinevaid võimalusi, et võib-olla kuidas nende olukordadega paremini toime tulla.
Kerstin, kas sellised uuringud nagu top tööandja uuring või sellised tunnustused, kas need aitavad kuidagi kaasa? Näiteks nagu Riin mainis praegu, et inimene või et see töötaja tunneks ennast hästi. Ja. Kas ta tunneb ka seda väärtust? Ja kindlasti need uuringud on hästi tähtsad ja need on tähendavad inimestele tegelikult rohkem, kui me võib-olla isegi esimese hooga jällegi arvata võime, et need on inimeste jaoks olulised ja inimese jaoks on oluline. Ma päris tihti seda oma karjääri jooksul olen kogenud, et inimeste jaoks on hästi oluline töötada tööandja juures, kelle üle ta saab uhke olla. Absoluutselt. Ja ma olen täiesti nõus, et ma tahaks öelda, et meile endale on ka alati südant soojendav ikkagi, et mõtled küll, et selline, et jälle üks karikas juures, aga tegelikult see niimoodi on, sellepärast see on oluline meile ja tegelikult see on oluline kõikidele meie töötajatele ja mis seal salata, ega meie oma töötaja on kõige parem värbaja üldse. Just. Et kes meile siis inimesi toob, kui mitte meie omad töötajad, kes meile siis brändingut teeb, kui mitte meie omad töötajad, et läbi oma töötajate me ju tahame näidata seda ka väljapoole, et ma arvan, et iga töötaja kui vaatab, et näed, et Circle K on jälle kusagil eespool, on ta võitnud midagi, ikka tekib soe tunne, sellepärast, et sa tahad ka öelda, et sa töötad kusagil ettevõttes, kes on ka väärib tunnustust millegi eest. Ja kui sõber või sõbranna tuleb küsima, et Coop sai sellise auhinna, et kas tõesti on, siis vastab tõele, siis on ju uhke öelda, et jah, muidugi. Absoluutselt. Kui palju te ise värbamisprotsessi sisse juurutate selliseid nagu tiitleid, mitte ainult top tööandja, aga perekonnasõbralik tööandja ja nii edasi. Et kas see on nagu oluline osa värbamisest või ta on pigem nagu nice to have? Kas kandidaadid otsivad seda? No meil algab töökuulutusest, siis kui vaadata meie töökuulutusi, siis võib kohe all seal meie väikseid tiitleid ka näha. Sellepärast, nagu ma ütlesin, me oleme uhked nende üle, ja miks me ei peaks olema. Aga ma arvan, et need tiitlid suures plaanis ta ju kujundab mainet ja tegelikult ettevõtte maine on ju väga oluline värbamisel ja loomulikult, kui näen ise ka värbamisvestlustel, siis kandidaadid ikkagi üha rohkem toovad välja, et tahan töötada, sest olete mainekas ettevõte, et Circle K oli mingil hetkel lausa tiitliga pärjatud Eesti mainekam ettevõte, et täna me oleme ilma tiitlite, aga ikkagi väga mainekas ettevõte, et kindlasti on väga oluline, jah. Ja täitsa nõus. Ma arvan, et võib-olla päris niimoodi, et nina alla käia õõruma seda, vaata, et see pole nagu päris omaette eesmärk, aga just nimelt, et ta on seal kogu aeg kuskil on need tiitlid olemas ja ka see tagasiside, mida meie saame oma piirkondadest, on ka ikkagi see, et mainekas ettevõtte jaekaubanduses kuskil Eestimaa piirkonnas, et see on hästi oluline. Ta on nagu kvaliteedi tunnus, eks? Absoluutselt, ja ta on ka usaldusväärsuse küsimus ikkagi. Tegelikult, kui meie ka teeme enda uuringuid, et mis paneb üldse kandidaate kandideerima või tööotsijad kandideerima, siis seal nagu tuuakse hästi tihti välja, et nad kardavad mõnikord kandideerida, aga selline nagu väline hea kuvand tegelikult soodustab seda. Ehk siis aitab kaasa kindlasti. Isegi see, kui tööandja ise seda välja ei too, kõik see, mis igal pool meedias räägitakse, kõik tiitlid, asjad, mis tulevad blogidest välja, tegelikult see on oluline. Ja seal omakorda seotus ka tegelikult, ma arvan, teie puhul on sama, et seotus ka kommertsbrändiga, et see tööandja bränding ei ole midagi eraldi seisvat, et nad on ikkagi seotud. Aga kui me räägime veel sellistest asjadest, mida kandidaadid ja tööotsijad otsivad, siis mida nad top tööandjate juures otsivad, mida nad eeldavad või kui nad töövestlusele tulevad, siis millest nad alustavad, et ma nüüd kandideerisin teile, te olete top tööandja, et mis te mulle pakute? No me tegime eelmisel aastal uuringut selle kohta, et mida meie potentsiaalselt tööotsijad siis meie puhul võiksid hinnata. Välja tulid jällegi üpris sellised klassikalised asjad, kui palk kõrvale jätta, siis sisekliima, võrdne kohtlemine ja kompetentsed juhideks. Aga mis veel omakorda võib-olla vestlustest kõige rohkem välja tuleb, on meie puhul kindlasti see kohalik ehk kodulähedus. Et see on hästi... Ehk siis asukoht. Jah, ehk et see, et meid on ikkagi 330 kohas üle Eestimaa. Saab ise valida kuhu, jah. Jah, et see kodulähedus, ehk see, et me oleme olemas igas Eestimaa piirkonnas, see kohalikkus. Ja see sama
see tuntus või maine, et kandidaadid ka ütlevad, et te olete suur ettevõte, me saame teid usaldada või ma saan usaldada, eks, et ei ole nagu seda hirmu, et ka ka täna selles sellises nagu keerulises majanduskeskkonnas, et on näha, et kandidaadid hindavad tegelikult seda, et kui stabiilne ettevõte tundub. Kas kaubandussektor oma olemuselt on nii-öelda langevas majanduslikus olukorras pigem selline hea koht, kus töötada või pigem nagu hoitakse eemale? Sest mulle endale on tundunud, et kaubandusse alati pigem tahetakse minna, sest see on stabiilsem. Ma olen täiesti nõus, et tegelikult eriti tugevalt paistis see silma ju koroona aja alguses. Eks ju, et kus siis restoranid üldjuhul ikkagi suleti ja siinkohal ma tahaks sekundeerida selle just usalduse peale, et ma arvan, et see tekkis nagu päevakoha või ütleme, oli siuke päevakajaline rohkem juba siis just kui koroona algus oli, et ka meil väga paljud kandidaadid, just teenindusjaamade kandidaadid siis tõid välja seda usaldusväärsust ja kindla tööandja brändi, et see oli põhjus, mis tegelikult tõi neid meie juurde. Loomulikult täna ma arvan, et ütleme võib-olla kui me räägime müüja klienditeenindajatest või spetsialisti ametikohtadest, seal on võib-olla, et ootused on võib-olla natukene erinevad, eks ju, et ja ma arvan, et väga paljud, võib-olla seal on ka erinevus juba seal, et paljud müüja klienditeenindajad, nende jaoks on see ajutine töökoht, aga spetsialist võib-olla juba tuleb nagu sellise kindlama või ütleme pikema eesmärgiga, eks ju, et seal võib-olla need soovid või ootused võivad natuke erinevad olla. Aga jah, just. Kui palju teenindavas sektoris sellist nagu, meil on kontoris on kaugtöö, eks ole, see on selline hügienifaktor juba täna, on selline hübriidtöö. Kuidas te garanteerite, et ka siis teenindavas sektoris ollakse rahul sellega ja et kui ma kuulen, et mu sõbral on hübriidtöö, tal on väga paindlik töökorraldus, et kuidas teie paindlikkust tagate või pakute? Ma arvan, et päris üks ühel ei saagi, eks ju, aga eks kodukontor võib-olla on laiemas mõistes selline, ta on paindlikkus ja mida rohkem me suudame siis ka teenindusjaamades seda paindlikkust tagada. Ma arvan, et siin ongi see konks lihtsalt, et see on paratamatus, et klienditeenindaja ei saa oma tööd kodus teha, kui me just hakka automatiseerima kõik, eks ju. Aga muidu iseenesest jah, et mida rohkem me saame paindlikkust anda nendele inimestele, kas siis koormuse vähendamisel või siis vabade päevade näol, või oleme lihtsalt inimlikud ja tuleme mingite asjadega vastu, et see kõik on väga oluline ja ma arvan, et lihtsalt nii palju, kui sellega mängida suudame, siis me seda ka üritame teha. Just, et paindlikkus graafikutes enne kõike, et ma saan teha oma tööd endale sobivas rütmis, et töö minu rütmis, et me oleme ka, meil on igasuguseid näiteid, küll tudengid, kes käivad peale kooli, meil on noored emad, kes käivad hommikuti kaupa välja panemas ja siis lähevad kella 8 või 9 koju, et siis läheb mees tööle näiteks ja neid näiteid igasuguseid sellest paindlikkusest, et kuidas sa sätid ja kohandad, et inimestele vastu tulla ja oma äri tehtud saaks. Okay. Kui me nüüd liigume sellest, et teie olete head top tööandjad järgmisesse sammu, siis mida te soovitaksite teistele, kui teised tahavad ka top tööandjaks saada? Kuidas iseenda tee leida või selle enda ettevõtte tee leida? Et kuidas teie seda alustasite või kus te inspiratsiooni leidsite ja millest see algab kõik? Planeerimisest, tegutsemisest, tagasiside küsimisest, kus see tuleb? Ma arvan, et see tuleb kõik sealt kokku, millest sa just rääkisid küll. Aga ma arvan, et mingil määral tuleb see surve ka väliselt, et mis on iseenesest väga hea. Loomulikult sa ei saa, väliselt ei saa olla surve, et hakka nüüd töötajast hoolima. Aga nii kaua, kui mina mäletan siis juba Statoili ajast, siis ikkagi mina ise olen tundnud ennast alati väga väärtuslikuna ja ma arvan, et see algab iseenesest sealt ja sellele, kui enne Kerstin ka ütles, et see on natuke lai mõiste selline töötajast hoolimine, aga mis ma tõin enne sisse, oli ka see siiras hoolimine tõesti, et kui sa sellele ehitad kõik nii palgasüsteemi, motivatsioonipaketi,
kõik erinevad väärtused, mis siis inimese jaoks loevad, siis ma arvan, et siis oledki sinnapoole teel, et see, kust läheb piir või seda on väga keeruline öelda, et mina arvan, et kui töötajad tunnevad ennast hästi, siis sul on ainult võimalus paremaks minna veel, et ma arvan, et kui sa küsisid, kust alustada, siis ma arvan, et selleks, et sa ei rapsiks igas suunas kasutades kõiki vahendeid, kõiki kanaleid ja nii edasi, mis on nagu mingis mõttes, mina julgen väita, et raiskamine, siis mina alustan tavaliselt selliseid asju, nii-öelda sellist uuringust, ehk et ma panen paika selle positsiooni, et kus ma olen ja kes on see minu sihtgrupp, kelle heaks ma töötan, eks, ja mida nemad vajavad. Ja see on põhimõtteliselt jõume sellele samani, millest sa rääkisid just, et mida vajab see sihtgrupp ja kuni selleni, eks ju, et milliseid kanaleid nad kasutavad, mis on see, mis teda kõnetab, on ju. Ja seda sihtgruppi on ju meil nii endal sees, et me saame ju väga lihtsasti küsida iseenda inimeste käest, et miks sa siin töötad ja nende potentsiaalsete töötajate käest. Absoluutselt. Värbamisvestlusel ju tegelikult sa ju kogud väga-väga palju väärtuslikku infot, et mida need potentsiaalsed töötajad või kandidaadid siis tegelikult ootavad, et siis sealt juba edasi liikuda, aga ma arvan, et paindlikkus on täna hästi selline, nii selles tööelu korralduses kui ka võib-olla motivatsioonipaketis ja kõik see seob nii tugevalt, et sa täna lihtsalt, et mul on küll sihtgrupp 1, aga kui me räägime, et ettevõttes on ikkagi nii erinevaid inimesi, on 20-aastaseid, on 60-aastaseid, siis ilmselgelt nende vajadused ja sellised soovid ja hobid on erinevad. Aga kuidas tagada see, et kõikide nii-öelda siis soovid ja huvid oleksid esindatud? No siis nagu Kerstin juba ütles, et kõigepealt tuleb aru saada, eks ju, et mis need soovid on ja sealt siis juba edasi liikuda. Et kui personalispetsialist istub laua taga arvu, et mis teda võiks motiveerida, siis sellest on ilmselt vähe abi. Sellest me saame kõik aru. Tegelikult minu järgmine küsimus olekski see, et olgu, et me teeme mingi plaani, me hakkame seda plaani täitma, kuidas me tagame seda, et nagu organisatsiooni üleselt nii siis kõik nagu igal tasandil töötajad neid väärtuseid kannaksid, need väärtustest lugu peaksid, kinni peaksid ja tegelikult nagu need oleksid nende väärtused. Kuidas seda tagada? Kuidas soodustada seda, et see asi toimiks? Kuidas teie ettevõttes asi käib? Mingid koolitused sisemised? Kindlasti. No see on selline hea universumi olemuse küsimus. Ja. Me tegelikult hiljuti ühe kolleegiga just arutasime seda, et kui sa küsisid väärtuste kohta, et meile tundub, et meil on nagu need ettevõttesse sattunud nii, seda on võib-olla natuke meelevaldne öelda, aga ikkagi sellised mingisugused põhiväärtused on inimestel samad ja kuidagi tundub, et see lihtsalt hoiab seda gruppi koos ja kui vahel, kui võib-olla satubki inimene, kes võib-olla ei tunne seda samas, siis saab kuidagi väga kiirelt aru sellest ja kuidagi lihtsalt võib-olla leiab siis teise tee. Kas ma loen su nagu vastusest välja seda, et kõik algab ikkagi värbamisest, et see, kuidas sa seda töötajat otsid, kuidas sa komplekteerid oma tiimi? Seda ka, aga kindlasti ka selles edasises tunnetuses, et kui võib-olla see ei suuda tegelikult selle värbamise võib-olla sellise vestlusega kõik ära kaardistada ja kindlasti sa ei näe inimese sisse, et sa suudad välja anda seda, kes meie oleme ja millesse meie usume, et seda saab juba inimene sise otsustada seal teisel pool, et kas see on see, millesse tema ka usub ja kas see on see, kus tema ka tahab olla, aga vahel läheb teisiti, aga lihtsalt ma tahtsin sellega jõuda lihtsalt sellele, et kuidagi lihtsalt ikkagi lõppude lõpuks inimene viisakalt siis saab ise aru, et saab ise aru ja just kuidagi niimoodi, et jah.
ja aga see väärtuste kandmine ettevõttes laiali, et ma julgen siia sisse tuua kindlasti ka selle mõtte, et juhtide arendamine, et nagu ma ka enne mainisin juba, et ühe tegurina hinnatakse kindlasti kompetentseid juhte, siis ka ettevõttes sisene juhtide arendamine on kindlasti nagu see, mille kaudu sa juhid või viid edasi ikkagi seda, et mida me väärtustame, kuidas meil siin asju tehakse, eks ju. Et see on kindlasti ka üks võtmekoht. Ka meie ettevõttes on esmatasandi juhte on just väga palju, nagu ilmselt ka teie ettevõttes, et kui nendeni ei ole, eks ju, need jõudnud, et siis me ei saa ka oodata, et müüa kliendi teenindajad neid väärtusi kannab. Just. Kui te peaksite mõlemad ühe asja välja tooma, siis näiteks räägime nüüd teenindavast siis sellisest ametikohast. Mis väärtus see inimene kandma peab täna teie juures, kui me Coopist alustame? Mul käisid läbi sõnad sõbralikkus, vastutulelikkus ja nii edasi, aga ma jääksin pidama ikkagi selle sama sõna, selle hoolivuse juurde, et see siiras hoolivus. Ja see on see, mis peegeldab nii sisse kui väljapoole. Ehk et kui ma olen hooliv oma kolleegide suhtes, siis see on see ju, mis peegeldub sellesse, kuidas ma suhtlen ka kliendiga, eks ju, ja see on see kontakt, mida klient saab meilt. Et kui ta on hooliv oma kolleegi suhtes, teenindaja, on ta hooliv ka kliendi suhtes, see on see, mis paneb klienti tagasi tulema, sest ta tunneb, et temast hoolitakse ja ta tahab sinna tagasi tulla. Riin, mis sina ütleksid? Absoluutselt. Ma tahaks tuua kohe ühe meie ettevõtte põhiväärtuse siia, et kui tohib, et me teeme õiget asja, et kui ma lihtsalt mõtlen ka seda, et kui müüja kliendi teenindaja tegelikult ei usu sellesse, mida see ettevõte siis kannab või millised on meie tooted, mida ta müüb, siis on elu tal palju raskem, et ma arvan, et me väga tahame, et esindavad seal eesliinil need inimesed, kes tegelikult on meie ettevõtte fännid ja teavad ja usuvad nendesse toodetesse, mida me müüme. Kas teil on ettevõttes sees selline fännklubi või saadikute rühmitus ka, kes siis teie selliseid väärtuseid edasi kannavad ja jagavad? Kas te teete teadlikult seda või see tuleb orgaaniliselt? Meil sellist fännklubi ei saa, meil ei ole, ametlikku fännklubi ei ole, aga meil on ettevõtte saadikud et me tegelikult kasutame alati värbamiskampaaniates oma töötajaid, et ma arvan, et kes veel, nagu ma juba ütlesin, et kes veel on parem kutsuma uusi töötajaid meie ettevõttesse kui meie oma töötajad. Ja ma arvan, et ma tahan loota, et nad on ka ettevõtte fännid. Ja kui nüüd niimoodi nagu ettevõtte enda päris väärtustest rääkida, et siis ma tooksin siia veel kindlasti juurde, et mis on meie sõnum kindlasti sellest samast hoolivusest edasi, on meie ikkagi see viime elu edasi igas Eestimaa piirkonnas ja see, et me anname omadele tagasi, ehk et see sõnum tegelikult üllatavalt hästi kõnetab ka täiesti seda teenindajat või iga meie töötajat, ehk et kui nüüd hästi lühidalt lahti öelda, siis Coop ei ole selles mõttes klassikaline äriühing, eks, et kasum ei lähe kellegi taskusse otseselt, vaid see kasum jagatakse seal konkreetses piirkonnas, eks, uute kaupluste arendamisse või siis kohaliku elu arendamiseks laiali, kas ehitatakse uus staadion või uus külakiik, et see sama läheb nagu selle sama kohaliku elu arendamisse tagasi, eks ju. See on nagu hästi oluline selline nagu väga sügava väärtusega sõnum, mis meie inimesi ka väga palju kõnetab. Et see on nagu natukene selline maailma parandamise sõnum kõige paremas mõttes. Okei, väga äge. Kui me nüüd selle planeerimise poole pealt nagu hüppame sinna nii-öelda värbamise poole peal, et meil on asjad planeeritud, meil on asjad sisemised paigas, endiselt on kaubanduses ja teeninduses hästi suur töötajate puudus. Kuidas sellest välja tulla? Või kuidas teie näete või mis on teie suurimad raskused tänasel tööturul? Millele nüüd vastata tahaks. Sul oli nii mitu küsimust, aga... See on selline nagu laiem küsimus natukene. Ma näen Kerstina. Ma tahan selle küsimuse esimesele otsale vastata, et on suur puudus, et see
hästi sõltub piirkonnast, sest Eestis on täna jätkuvalt piirkondi, kus ei ole üldse see mingi probleem. Ja peamiselt mina ikkagi näen, et see probleem on valdavalt suurlinnades, kus on teenindajate puudus. Et väiksemates piirkondades ja veel omakorda veel kuidagi näiteks ida pool ei ole nii suur seda puudust, teenindajate puudust, et see on natuke hajub niimoodi laiali. Kas te olete analüüsinud ka, miks see nii võib olla? Kas see on sellepärast, et suurtemates kohtades on pakkumisi palju ja hüpatakse ühest kohast teise? Et see rohelisema rohutunnetus, eks ju, et kui sul on pakkumisi rohkem, siis sul kogu aeg tunne, et nad ikka pakuvad midagi paremat ka järelikult. Kui tihti teile tagasi tullakse? Päris tihti. Põrgatakse ühte kohta ja kohe põrgatakse? Päris palju. Ja see on, me ise peame seda selles mõttes täitsa normaalseks, et ja võtate kahe käega vastu ja ei ole probleemi. Inimene tuleb suurema ja kogenenumana tagasi ja ainult väärtuslikum. Ja ma siinkohal ja kindlasti ka nõustun, võib-olla isegi enne koroonaaega oli see kontrast veel tugevam, et võib-olla, et väikestes kohtades oli kergem värvata. Me ise näeme, et mingil hetkel ta selles osas muutus, et kui siin tõesti tööjõuvoolavus kasvas vahepeal päris tugevalt, eriti viimane aasta on tegelikult väga, väga raske olnud. Võib-olla mitte enam viimane pool aasta, aga enne seda, eks ju, siis tegelikult maapiirkondades on meil tööjõuvoolavus on väike, et aga kuidagi viimane aasta oli ka tegelikult meil sinna raske värvata, et just loomulikult Tallinn on alati, Tallinn, Tartu, need on sellised suurlinnad, eks ju, kus tõesti konkurents on lihtsalt nii tihe, et sa pead kuidagi silma paistma. Nagu ma enne ka tegelikult podcasti väliselt mainisin, et esmakordselt vist me olime oma kampaaniaga nii pikalt väljas, et me vist pool aastat olime kogu aeg sotsiaalmeedias, et lihtsalt olla pildis kogu aeg, sest ei saanud endale lubada mitte pildis olla. Et see trend on selles mõttes natukene muutunud, aga endiselt, et ikkagi see töötajaskond on palju püsivam ikkagi väljaspool suurlinnu. Inimesed ei vaheta nii tihti töökohta, et see peab teda ikkagi teistmoodi kõnetama kuidagi või on mingi suurem põhjus seal, aga jah, väljakutsed on igal pool. Ja ma veel lisaks nii palju, et kuigi ma enne ütlesin, et piirkonditi see nii ei ole, on meil siiski ka mingisuguseid väikseid kohti, kus tõesti on nagu selliseid, väga väikestes kohtades on nagu tunne, et lihtsalt inimesed on otsas. Ja eks seal on erinevaid põhjuseid, eks ju, et kui isegi pere läheb kuskile maale väiksesse kohta elama ja isegi kui seal keegi perest on nõus teenindajana töötama, aga lapsed käivad linnas koolis, siis tal on lihtsam minna endal ka tööle sinna linna, sinna lapsele, sest laps on nagunii vaja linna kooli vedada, eks ju, ja siis ta läheb juba ise ka sinna linna tööle ja ongi, et see väike küla on terve päev otsa siis. Kõik tunnevad juba kõiki ja ei olegi võtta, et siis sa pead hakkama lihtsalt mõtlema muude meetodiga, et kuidas neid inimesi siis kaugemalt tuua, et kuidas sa saad siis kaasa sellele aidata, et päris keeruline võib olla, jah. Aga kui me peaksime natukene ennustama, mis järgmine aasta toob või õigemini siis see aasta. Käesoleva aasta. Et kas asi läheb lihtsamaks, raskemaks või pigem nagu jätkub sarnaselt viimase poolaastaga? No ma arvan, et kevad on alati raske nagunii, sellepärast tuleb suvi ja suvi ei jää tulemata. Et see juba toob omakorda loomulikult töötunnid tõusevad, inimesi on natuke rohkem vaja, inimesed tahavad puhata suvel, et juba sellepärast on neid, ütleme, ajutisi suvetöötajaid vaja, just. Et see ei kao mitte kuskile. Aga mis sealt edasi? Mulle tundub, et praegu on maailma olukord on nii keeruline, et ennustamine on nii tänamatu töö, et mina ei julge küll midagi ennustada. No mida võib-olla hästi kergelt on natukene tunnetada, et võib-olla kui hästi tahta, siis on võimalik näha seda, et kandidaatide hulk on natukene suurenenud. Ehk et nagu tunnetuslikult on tunda natuke seda, et inimesed võib-olla otsivad rohkem stabiilsust, et kui varem oli võib-olla, et elati ära mingitest muudest juhutöödest või millestki, siis see majandusolukord täna äkki ikkagi natukene lükkab sinnapoole, et otsitakse rohkem stabiilsemat tööd. Et natukene nagu sellist stabiilsust võib olla.
Okei. Ja kui me läheksime nüüd veel sammukese edasi, siis kuidas üks top tööandja endale inimesi värbab ja leiab? Milliseid kanaleid te kasutate näiteks? Riin, alusta sina. Et kas, sa mainisid juba sotsiaalmeediat, eks ole, värbamiskampaaniat. Kas see on tänapäeval hügieenifaktor juba või võib ka ilma selleta värvata? Oleneb sihtgrupist, aga üldjuhul küll, jah. Et ma arvan, et ta on, ma ei tahaks öelda kõige odavam, aga tegelikult üks võib-olla odavamaid kanaleid, mida sa saad kasutada ja kõige kiiremaid. Et jah, et iseenesest, aga kui üldse kanalites, ma arvan, et ei ole nagu mingisugust sükast vau-kanalit enam. Ma arvan, et kes vähegi värbab, see teab kõiki neid kanaleid tegelikult, et mis meil ikkagi saadaval on. Et ma arvan, et pigem on võib-olla need sõnumid, millega sa siis lähed värbama, et need on kindlasti vaja läbi mõelda. Et aga meie üldjuhul tavaaastatel siis, kuidas öelda, 2 korda aastas ikkagi suuremat värbamiskampaaniat teeme ja mingil hetkel me ikkagi oleme väljas kõigega. Et me oleme välikampaaniaga, me oleme raadioga, teles küll ei ole tõesti ammu olnud, et sellesse me väga ise enam võib-olla ei usu. Et pigem on võib-olla selline järelvaatamise peale asi läinud, et aga jaa, muidu iseenesest kõik, mis vähegi võimalik ikkagi mingitel hetkedel, et tuua teenindusjaamadel leevendust ja kiirelt, et siis me peame lihtsalt minema kõigega välja. Kas see, nagu sa ütlesid, et 2 korda aastas on suuremad kampaaniad, kas see on seotud sessioonsusega teie sektoris? Millal need sessioonsused kõige tugevamalt välja löövad? Jah, et mis on alati ikkagi kevad on üks, et kus, nagu ma ütlesin, et meil töötajad tahavad puhata ja teine asi on ikkagi kliendiarvu tõus, et inimesed hakkavad rohkem liikuma ja meid külastama. Et ja teine on siis sügis, et kus siis on, sügis toob väga paljudele elumuutusi, kas on siis kooli näol, on see mingi muu näol, võib-olla soovib tööd vahetada ja väga palju on ju ikkagi suviseid ajutisi töötajaid ja tegelikult see hulk, kes ikkagi ära läheb seal suve lõpus, on üsna suur. Et ja see toob jällegi sellise võib-olla suurema vakantside arvu sügiseks, et ja siis, et ma arvan, et jällegi, et kõik üritavad nendel samadel aegadel neid inimesi leida ja see teebki lihtsalt asja raskeks, et ja sellepärast on neid värbamiskampaaniaid vaja. Just, et selles mõttes ei ole meie nagu mitte midagi erandlikku, et täpselt see samad perioodid, täpselt samamoodi, et midagi nagu võib-olla ma lisaksin kanali mõttes selle sama, mis sa tegelikult oled juba podcasti alguse poole maininud, need oma töötajad, eks ju, et see on hästi, ma isegi võib-olla ütleks, et kui mõni kanal vauna välja tuua, siis võib-olla see on kõige nagu tootlikum kanal isegi. No ja tegelikult seda on ka kuulda kandidaatide suust, et näed, sõber soovitas, et see ei ole absoluutselt midagi nagu sellist, mis me oleme ise välja mõelnud tõepoolest, et tuleb nii palju, et meil on ka tegelikult ettevõttes selline väike motivatsioon oma töötajal kutsuda siis sõpra tööle, et see on siis kutsusõber tööle, millega ta oma töötaja saab siis väikse boonuse. Et ja on tõdeda, et see töötab väga hästi. Et, aga millal te boonuse välja maksate? Kas te maksate boonuse välja sellel hetkel, kui ta tööle tuleb, töölepingul allakirjastab või pärast katse? Meil on 2 osas. Jaa, et esimene makse on suhteliselt alguse poole ja teine on siis natukene hiljem, aga see on, jah. Vaatsin, Kerstin ka noogutas või... Meil keskühistus me kasutame seda ja me maksame katse lõpus. Kas see on sellepärast lihtsalt, et keegi raha ei teeniks niimoodi või olete kuidagi nagu aru saanud, et see on kõige optimaalsem? See on seotud meie kogu selle mentorlusprogrammi ja et see nagu pigem sellest vajadusest, kui kaua oleks siis vaja, et ka see soovitaja oleks seal selle toena sellel uuel inimesel juures ja olemas ja kuidagi seda motivatsiooni tekitada selleks, et natuke nagu nende teiste protsessidega seotud seal. Kas sa, Kerstin, tahaksid värbamiskanalite osas veel midagi lisada? Jaa, ma veel lisaksin veel nendele teie kanalitele, et just, et nagu Riini ütles, et kõik klassikalised kanalid ja sotsmeedia, kõik nii edasi. Väikestes kohtades on kindlasti ka täiesti üllatuslikult töötavad kaupluse stendid, kohalikud ajalehed ja kõik sellised kanalid tegelikult täpselt samamoodi jätkuvalt edasi. Mul on selline huvi kohe turundajana küsida, et kas te panete sinna QR-koodi, e-maili, telefoni või kuidas ühendust võetakse teiega? Täiesti klassikaliselt
plakatina telefoninumbrid, meiliaadressid. Et need QR-koodid veel ei ole nii, noh, võib-olla me mõtleme liiga Tallinna keskselt nende kasutamisel. Ja jällegi oleneb, kes on sihtgrupp. Just, et keda me ikkagi püüdma lähme. Jah, et kõigil võib-olla siiski ei ole seda nutitelefoni, eks ju, seda QR-koodi, et ma selles osas olen nõus, et selline vana hea ajaleht iseenesest töötab väljaspool suurlinnu ilmselt. Ja no täpselt see, et keda sa püüdma lähed, eks ju, et kes see sihtgrupp sul tegelikult on ja kus kanalis ta siis on, eks ju, et keda sa püüdma lähed, seda sa pead nagu väga täpselt teadma. Et noh, ma jätkuvalt olen hästi seda meelde, et meil ei ole mõtet panna kõik rajoonilehed täis kuulutusi ja nii edasi, eks ju, et kui sa tegelikult lähed väikest killukest püüdma ühest nurgast. Te natuke juba mainisite seda, et erinevad sihtgrupid, erinevad kanalid, kuidas te eristate neid ja kas te eristate neid, et näiteks sotsiaalmeedia, kas te teete sinna mingid kindla sihtgrupi reklaame või tegelikult lähete päris laia sellise skoobiga ja üritate kõiki kõnetada? Lihtsalt üritate erinevaid sõnumeid kasutada? Oleneb ajast, selles suhtes ajast, et võib-olla kui me lähme endale püüdma neid suvetöötajaid, siis me anname aru, eks ju, keda me püüame. Et üldjuhul on nad koolilõpetajad, sest meil on vaja neid väga palju. Meile väga meeldib, mida mitmekesisem meie seltskond on, seda parem. Et meil on tõesti töötajaid 18 kuni 60, 60 pluss, aga me anname omale aru, et me lihtsalt võib-olla seda natukene vanemat kandidaati ei saa nii palju sisse, kui me läheksime püüdma siis ainult neid. Et ikkagi see peamine töötaja kevadel on koolilõpetaja või siis on ta siis ülikooli õpilane, on ta siis koolilõpetaja, kes iganes. Aga nagu ma ütlesin, et me ikkagi üritame kõnetada kõiki, et täna tegelikult sotsiaalmeedia paneb, ma tean, et siin vähemalt Facebook on pannud natukene seda, on vähem võimalusi võib-olla nagu enam vanuseliselt sihtida seda reklaami. Aga üldjuhul ikkagi oleneb ka piirkonnast, et oleme ka erinevaid ütleme, vanusegruppe erinevates piirkondades püüdnud, aga oleneb ajast põhimõtteliselt, jah. Ühesõnaga, teie tööriistakohver on väga lai ja te ikkagi testite ja proovite erinevaid asju, ei keskendu ühele kanalile. Nagu enne Kerstin ka rääkis, et võib-olla hommikul keegi tahab käia 8-st, ma ei tea, 8-12, sellepärast, et elukorraldus niimoodi sobib, et võib-olla mõnele inimesele pensionäril, kes enam tööl võib-olla tahabki käia hommikul, ja seal tuleb kella 5 küpsetab need saiaksed valmis ja läheb pärast koju ära. Et ka neid inimesi on tegelikult ju vaja, aga neid tuleb lihtsalt püüda teistmoodi, aga lihtsalt sul ei ole vaja neid võib-olla nii palju, siis sa ei tee ka suurt värbamiskampaaniat, et siis lihtsalt mõtled need kanalid läbi, et kus sa selle inimese siis kätte saad. Ja kui me räägime jälle pisikestest kohtadest, siis seal nad tunnevad neid inimesi, et seal käib ikkagi hästi see inimeselt inimesele see püüdmine. Kuidas teil, Kerstin, Coopis on jaotatud vanuseliselt? Kas teil on erinevad ametikohad, erinevate vanuste gruppide järgi jaotatud, et mõni töö sobib rohkem neile või nagu Circle'is, nagu sa mainisid, et ikkagi see nagu noor võib-olla on öösiti ja võib-olla ma ei tea, kas ma sain õigesti aru, aga et natuke ikkagi proovite sihtida. Aga üldjuhul meil ikkagi, meil on see universaalsus on ikkagi märksõna ja üldiselt. Pigem, eks ta on, et mingisugused tööd sobivad noorematele rohkem või vastupidi, eks. Aga pigem ikkagi ka see universaalsus, et see ikkagi väga sellist luksust ei ole, et ma nüüd saaksin sihtida, et ainult 30 kuni 35 meeste rahvad, palun tulge klienditeenindajateks. Et seda luksust nagu päris ei ole niimoodi. Aga pigem jah, et näiteks keskühistus Lattu, eks ju, kus meil on pea 500 laotöötajat, et sinna paratamatult, eks, et laotöö on füüsiliselt raske töö ja sinna paratamatult ikkagi otsime meesterahvaid. Kas te paigutate ise töötajad ümber ka? Näiteks, et ta kandideeris ühele ametikohale ja ta ei teadnudki võib-olla, et see on nii füüsiline ja siis paigutate ise kuskile mujale? Kindlasti, kui võimalusi on, siis kindlasti püüame ikkagi leida neid võimalusi. Kas Circle'is saab ka niimoodi paigutada kuskile eraldi? On selline võimalus, et ma kandideerin näiteks Mustamäele, aga tegelikult paigutatakse hoopis Lasnamäele?
On ikka võimalus, aga see on ikka kokkuleppel. Ja selles suhtes küll kokkuleppel. Et aga kui me räägime nagu sellistest erinevate tööde paigutamisest, ütleme, et kas keegi tahab teha ainult laostöös või ainult kassas, see on meil pigem nagu sellise esmatasandi juhi korraldada, et aga iseenesest meil nagu seda võimalust väga palju ei ole, et loomulikult, et võib-olla kui keegi on väga hea müügimees, et võib-olla siis juhataja rohkem läbib töötaja kokku, et äkki siis on võib-olla rohkem kassavahetusi, aga üldiselt ikkagi meil on väga universaalne kõik. Aga tõepoolest, et ma arvan, et tihtipeale võib-olla see kandidaat, kui ta on Tallinnas elav inimene, et loomulikult oleks tore, kui ta saab sinna oma teenindus ja oma kodu kõrvale, et Tallinnas on meil see võrk on ikkagi väga-väga tihe, aga paratamatult alati see ei õnnestu, siis ei ole probleemi tal sõita ka sinna kõrvalteenindusjaama, et jah. Kerstin, kui me räägime Coopi puhul sellisest vanuselisest läbilõikest, mis sa välja tooksid, et mis see vanusegrupp kõige enam esindatud on teil? No mis seal salata, et ega ikka selline keskmine vanus on meil üpris kõrge ja pigem naiste poole kaldu, et sellised pisut üle kesk ja naisterahvas on meie selline keskmine Coopi nägu. Kuidas selline demograafiline Eesti seis, kas see ilmselt süveneb, eks ole, et kas te olete nagu strateegiliselt võtmas suunda noorte poole? Või see süveneb, aga tegelikult seda pigem miks meil on neid vanemaealisi rohkem, ma julgeks öelda, et on võib-olla see nagu pigem seotud sellega, et nad on ka väga staažikad. Ja meil on päriselt süsteemis ikkagi, mida ükski meie konkurent ei saa öelda, et meil on ikkagi inimesi, kes tähistavad oma 40. või 50. aastat Coopis töötamist ja mina pean seda väga suureks väärtuseks, et meil on nii väärikaid ja inimesi päris palju tööl. Ja pigem see on see, et ongi, et neid lugusid ma olen nii palju kuulnud, et tulin korraks pärast kooli suvel ajutiselt ja nüüd sai 50 aasta täis. Et pigem see ju räägib sellest, et see ettevõte on väga hea ja ta on suutnud pakkuda läbi tema töökarjääri talle kõike, mida ta vajab, eks, et pigem see kõrge vanus tuleneb sellest, et need inimesed ongi selles ettevõttes vananenud, aga me näeme ka seda, et noori tuleb peale, et tuleb noori hakkajaid, tragisid, tublisid, tuleb küll ilusti. No, kui mina käisin igal juhul paar aastat tagasi Austraalias, siis Austraalias olid kaubanduskettides ainult noored tööl ja ma vaatasin ja imestasin, et kuidas see võimalik on. Miks Eestis hetkel veel noori vähem on? Mis teie arvate? No ma ei saa siin sekundeerida, sellepärast, et meie enamus töötajaskond on ikkagi vanuses seal kuni 25, et kuna meil on lihtsalt nii suur osa inimesi töötab, eks ju, teenindusjaamades, siis meil on see natukene vastupidi. Loomulikult ikkagi valdavalt naisterahvad, aga hea meel on tõdeda, et tuleb meesrahvust tuleb juurde kogu aeg, minu meelest see protsent natuke tasapisi, aga tõuseb kogu aeg. Et võib-olla siis Kerstin vastab sellele küsimusele ise. Küsimus oli, et võib-olla, ma sõnastan selle küsimuse ümber, miks meil ei ole nii palju noori? Või siis ma võib-olla isegi sõnastaks selle niipidi, et miks te arvate, et noored või mida noored otsivad selles suhtes, et miks noored, kus nad on, kui nad ei ole kaubanduses, nad ei ole teeninduses, sinna on väga lihtne esimest töökogemust saada, eks ole, et mida nad teevad? Võib-olla meie puhul on see natukene seotud ka ikkagi sellega, et me oleme nii palju Eestimaa väikestes piirkondades laiali, et kui noor lõpetab seal piirkonnas kooli, siis ta läheb ju kuskile mujale õppima. Ja need noored meil jällegi suurlinnades on need noored täiesti olemas meie kauplustes, eks ju, Tartus on meil väga palju tudengeid, väga palju noori näiteks Tartu ühistustööl. Et natukene nagu ma näen seal seda seost, et nad lähevad nendest väikestest piirkondadest noored lihtsalt minema ja siis on see, et kas nad tulevad tagasi ja on olnud neid, kes ikkagi tulevad tagasi. Ehk siis seal on ka selline pigem asukohavõhine tegur ikkagi mängus natuke? Ma julgen arvata küll, jah. Et midagi sellega on seal kindlasti seotud, jah. Aga kui me nüüd, Riin näiteks, sa ütlesid, et teil on hästi palju noori ja Kerstin natuke võib-olla vanemaid rohkem, protsentuaalselt, siis kui sina peaksid tooma välja, et mida noored otsivad, siis mida sa tooksid, Riin, välja?
mida nad teie juurest otsivad kõige enam? Noored otsivad jällegi paindlikkus. Neil on vaja ühildada see tööelu ja neil on vaja elada ka oma elu. Nendel ei võib-olla muutunud on see, et töö ei ole elu. Et mul on muu elu ka, et mul on vaja sinna hobid sisse mahutada, kool on vaja sisse mahutada. Mitte, et raha ei oleks tähtis, on küll, aga ei ole enam nii tähtis. Võib-olla see noor ei pea enam nii varakult tööle minema ja nad võib-olla ei lähe enam kodust nii vara välja, et neil ei ole veel neid eluasemelaenu, võib-olla auto ei ole enam nii tähtis, kui ta oli vanasti. Neil ei ole kulutusi nii palju, et on juba täna muud teemad võib-olla, mis on tähtsamad. Ja Kerstin, mis sina tooksid välja? Mida nagu vanemad otsivad? Stabiilsust? Stabiilsust kindlasti, jah. Usaldusväärsus, stabiilsus, ikkagi need samad märksõnad. Ma julgen jälle ka öelda, et see vanem seltskond lisab hästi palju inimlikkust, et seda elukogemust on nii palju, et saada aru, et nipsakus ei vii kuskil, et pigem hoolivus ikkagi jälle, aga no ma ei taha nagu kuidagi siin kõlama jääda, et meil noori üldse ei ole. Et meil absoluutselt mitte, jah. Et meil on noori ja meil tuleb noori väga palju, et pigem ikkagi see, et me saime eelmisel aastal 120-aastaseks, see lihtsalt on meis jätkuvalt sees. Aru saada. Kui me tahaksime kellegile anda natukene sellist inspiratsiooni ja mõtteid, et kuidas nemad parimaks tööandjaks või top tööandjaks saaksid, siis Kerstin, mis sa välja tooksid? Et kuidas saada parimaks tööandjaks selles võtmes, et kust inspiratsiooni koguda? Mis kanaleid sa ise tarbid? Kust saad huvitavat uut informatsiooni? No, kui sa nüüd küsid, mis ma ise teen, siis ikkagi hästi palju podcastid, hästi, kui ma kuskile sõidan, siis ma juba sõidan igal hommikul 45 minutit tööle, peab ikka jube hea töökoht olema, kuhu tahtan niimoodi sõita. Et ma kasutan kõiki neid hetki nagu millegi kuulamiseks. Ja mind nagu hästi inspireerib see, et kui ma kuskilt kuulan, kuidas teised midagi teevad, ühtegi asja sa kunagi üks ühele üle võtta ei saa, aga ta annab sulle võib-olla mingisuguse uue vaatenurga, uue nüanssi, mingisugune laiendab mõttemaailma. Kindlasti see. Ja ega mul midagi väga uut siia tuua ei ole, aga ma arvan, et nagu siin Kerstin enne alustas, et küsi oma töötajalt, et mida ta siis soovib. Et alusta sealt. Nemad teavad tegelikult kõige täpsemalt seda. Okei. Hakkame vaikselt kokku võtma. Aitäh, et te tulite siia saatesse. Ma loodan, et osalete top tööandja uuringus ka see aasta ja saate kõrged kohad. Top tööandja uuring on taas alanud, nagu võib-olla olete märganud ka teistele, et top tööandja uuring on ka see aasta. Jaanuarikuus viime seda läbi CV Online'iga ja kutsume kõiki üles osalema, kõiki tööandjaid, kutsuma oma töötajaid osalema ja ka tööotsijaid siis oma hääl andma. Meiega oli täna saates Riin Soostar, kes on siis Circle K senior HR business partner ja Kerstin Jaani, kes on siis HR direktor Coop Eestis. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh kutsumast! Töö on hea.